Täna on 2. märts ja kell peaks olema kusagil 5 paiku. Ja mina olengi Mazzano Romanos ja istun siin terrassi peal koos lõvidega. Mu selja taga on hästi näha. Siia sõit möödus päris valutult, välja arvatud, et Tallinnast ära lennates oli hirmus lumetuisk. Lennuk rappus ja lumemöll käis üle pea ja mingit roosat möginat lasti veel kogu lennuk täis külmumise vastast. Aga muidu läks kõik hästi. Nii Riias kui Roomas mingit probleeme ei olnud, kõik leidsin õiged augud üles, kuhu keerata, kust minna. Kõige hullem oli siin Saksa Ruubras. Bussi, need sinised Kootrali bussid, terve plats oli täis, ma alguses ei jaganud, kes kuhu sõidab ja kust pileteid saab. Aga seegi lahenes kiiresti. Ja siis jõudsin siia kohale, Via Salvatore 48, kus võti pidi olema postkastis, aga vaatan, võtid nagu pole. Helistasin Karlale, esimene number ei vastanud või vastas keegi tütarlaps ja päris itaalia keeles ja midagi muud ta rääkida ei osanud. Ja teisel numbril siis ma sain Karla kätte ja ta ütles, et on küll postkastis, et tee see väike luuk lahti ja siis ma tükk aega uurisin, see on nii veen postkast. Ma pean seda kohe filmima, kus see luuk ja nüüd ma leidsin luugi ja siis tõepoolest olid seal võtmed põhjas ja nüüd ma siin istungi. Ja võtan esimese sõõmukese kohale jõudmise auks. Treia jõgi kohiseb all ja ilus. Olen matkamas siis esimene täispäev siin Itaalias ja varahommikul hakkasin kohe kõndima. Hommikul oli paks udu ja üritasin Monte Gelato kose juurde minna, aga see tee oli nii rägas. Lumi on vajutunud, eriti igihaljad puud murdnud ära ja neid pole veel keegi ära saaginud, nii et mina läbi ei pääsenud praegu. Ja nüüd üritan Calcutta poole minna. Siin Calcutta pool on nagu tee parem. Calcutta kaugelt paistis juba orust, igatahes ma nägin. No ei tea, võib-olla ma jõuan siis kohalegi. Võib ette kujutada,
milline džungel siin suvel on, kui see kõik roheline on. Praegu on ju suurem osa liaane ja kõik on raagus. Aga kohati on rada üsna sihuke raske. Selles mõttes, et tuleb puude alt läbi pugeda ja üle ronida. Ja nii edasi. Nüüd ma olen kellegi kodus. Päris hea ja jahe olla. Aga siia tulek oli küll jälle üsna raske. Igasuguste liaanide alt läbi. See peaks olema ometi matkarada. Aga paistab, et siin maal saage ja kirveid ei tunta vist. Aga samas need koopad või koobaselamad on väga huvitavad jälle. See on nüüd üks uuemad sorti, aga siin kõrval on veel väikseid. Ühes oli voodi ja tekk ja kellegi kodutu elamu. Mitmel pool on suuri veinipudeleid. Paistab, et inimesed armastavad siin käia. Oot. Ja siin elab keegi. No nii, nüüd ma olen Kalkatas ja istun mingis trahteris ja ootan toitu, mingit liharooga ja joon siin veega segatud veini ja tunnen ennast hästi. Ainult, et tümakas on kõva. See ei ole nagu kõige parem asja juures. Vediamo se te lo ricordi.
Vot selline elamine on see ilma marjata. Siin ehk kirjanike kodu. Tere! Hans Kundalok. Kummast ei saanud siia tagasi, mingi jama oli, kuna lumetõttu ei sõitnud mitte midagi. Et selline asi, jah. No vot. Mulle jah, Karla ütles, et üks tuleb veel üks inimene, aga ei tea, kes täpselt. Ei, no ta täna kell 5 tahab siia tulla, jah. Ta käis juba külas siin. Üleisalt esimene õhtul kohal tuli. Jah. Ei, ma arvan, kui ma ei oleks teadnud kedagi, ma oleks juba üritanud siin mingi bed and breakfast kuidagi. Mul peaks ütlema eestlane jutumärkides, aga sellest üle. siin on foundation test. Ma helistun telefoniga sinna. Hallo? Ja, Hansin. Ja ma tõin veel ühe inimese. Nii, tervist, saage tuttavaks. Hiljem info. Tervist! Ma näen, et teil on ka kaamera kaasas. Jaa, ta käib isegi praegu. Ma jäädvastan olulise momendi, kus nüüd kolm Eesti inimest kõik kokku saavad. Väga tore. Ma muidugi just praegu magasin. Oi, kui soe siin on. Jaa, nii et te tabasite täiesti otse voodist. Et selline pesakene on siin minu meelest väga sümpaatne. Ajalugu ümbritseb meid igast küljest. Oi, muidugi.
No nii. Et selle astangu mühin kostab mulle aknasse siis kogu aeg. Siin on ilmselt vanasti veski olnud. Asjast on raiutud kanal ja vesi läheb kahte lähte. Mitte raiutud, vaid laotusblokkidest isegi. Et see ongi see asi, mis lühiseb. Muidu voolab Treia jõgi üsna vaikselt ju. Oh, ma armastan teid, vana Mazzano, kassikuse haisused, kitsad tänavad, iga käänaku taga terve kadunud ajastu. Keskaeg on siinsete treppide lapse ootele jäämise aeg, pärast seda, kui neitsilikkuse olid võtnud Rooma legionäärid. 2,5 astmeid kerkinud majadest nähtub, kõik nad said maha. Sellest hoolimata tundub, eriti sumedatel paastukuu õhtutel, nagu oleksin ise vallutaja, kelle ees üürikeseks nõrkuse hetkeks lähevad laiali tänavates süütud saledad jalad. Ronisime siis tänasel ilusal kolmapäevasel päeval üles siia Nartsesse, mis on mingi väga vana ajaline pronksiaegne asulakoht, aga kus inimesed, ma sain aru, elasid ka veel 18. sajandil. Igatahes siinsed müürid osa on 18. sajandist pärit. Ja siit ülevalt avaneb väga ilus vaade Calcadale üle Oru. Aga mis siin veel on, seda me ei tea, sest et me alles hakkame ringi vaatama. Mingi asjaga on. Ma ei usu, et see lihtsalt see loomulik kivi. Kuidas seda öeldakse siis? Kivisüü ei saa ju öelda. Ma ei tea. Aga seda risti nägid siin või? Jah.
ma tean, ma pean hakkama sealt juust minema tagasi. Muidugi. Muidugi, üks pilt taaval. Jõudsime siis Kalkadasse, kindluslinn künka otsas, keskaegne, kitsad tänavad ja vanad majad ja pooled neist müügiks vist, sildid uste peal. Täna on see linnake päris tühi, sellepärast et on kolmapäev, nädalavahetusel keeb siin nagu elu rohkem, on kõik galeriid ja söögikohad lahti. Selja taga on suurepärane uks, võt sellised uksed mulle meeldivad. Ma ei tea, miks. Need on niivõrd vinged. Bello perché sta tutta toccata. Buongiorno. Ennelõunased Porgo tänavad õhkavad jahedust. Niiske võitu kergelt kusihappe järele lõhnav õhk tuleks kui ajamasinast. Kõik me teame, mis asi see on. Vajutad nupule, vaikne surin, 15. sajand, parem kui poleks katkuaeg. Muidu pannakse pärast tagasijõudmist kuuks ajaks karantiini. Aga kui juhtub olema sõda, ei aita isegi tuleviku saadiku kübarasuled. Kui sulle üldse antakse mingi võimalus, siis on see valik porgi ja piinakambri ja palgasõduri näruse leiva vahel. Nõnna, kõik söögikohad on kinni. Tundub vähemalt tänase päeva puhul. Rahvas, kui on, siis kõnnivad asjalikult ringi, need vähesed kohalikud elanikud, kes siin on. Aga siin on kõvasti kasse. Ühe rõdu peal on 1, 2, 3, 4 vähemalt, kui mitte 5. Siin toolis on uhke istuda, aga siit peaks esinema, siit peaks kõnet pidama või ma ei tea, mida tegema, luuletusi lugema, aga mul ei ole ühtegi peas. Ja ma ei teagi, miks need toolid siin üldse on. Ma olen piltide peal näinud varem juba, aga ei oska aimata. Puudub informatsioon. Oleme siis kohaliku suure vaatamisväärtuse Monte Gelato kose või kaskaadi juures, kuhu juba mitu päeva on üritatud läbi murda nii matkaradu mööda kui mujalt. Ja täna me tulime mööda maanteed, sellepärast et rajad on ikka umbes. Suure ringiga sai tuldud ja täitsa väsitav. Ilm on muidugi ilus. Aga see kaskaad nüüd nii uhke küll ei ole minu meelest, et selle nimelt niisugust vaeva näha.
Santa Maria del Popolo kiriku ukse ees. Kella kõlistati ja aeti meid sealt välja millegipärast kell 12 täpselt. Nii et ei õnnestunudki midagi eriti vaadata. Rafaeli maalitud altar oli nagunii remondis. Caravaggio omad olid näha, Caravaggio seinamaalingud, aga kahjuks seal ei tohtinud pildistada, millegipärast suured sildid olid väljas, no foto. Ja tuli kustus ka ära ja siis just kõlistatigi kella. Nii et kõik jäi pooleli, siia peaks teinekord tagasi tulema, see on väga vahva kirik. Aga Roomas valitseb kõrvulukustav lärm, see on täitsa jube.
Püha-Peetruse katedraalis käidud. Päris kaua aega kulus siin ringi vaatamise peale. On mida vaadata ikka. Aga tohutud rahvamassid. Ma ei kujuta ette, mis veel pühade ajal siis on või kuidagi. Praegu täiesti argipäeval voorib inimesi. Väikeseid jaapanlasi, kes kõik tahavad endast pilti siin altari ees ja kuskil mujal ja nõnda edasi. Aga täiesti muljet avaldav igatahes. Ma küll ei kahetse, et sa ei tulnud. Ante on minu selja taga on kahjuks kinni missaks ja ristikäiguks. Keegi on kunagi välja mõelnud, et see on mitte jumalate asupaik või jumalate kirik, vaid ühe jumala kirik ja nüüd on siis mingil kellaajal kinni. No põhimõtteliselt ei ole sellest midagi hullu, peaasi, et on nagu alles tänapäeval. Aga ma arvan, et siia tuleb tagasi tulla ikkagi. Et sinna sisse saada, sest ma tahan ikka veenduda, et jumalate sõda ei ole toimunud nagu Ristikivi Rooma päeviku lõpus. Et Rooma vanad jumalad ei ole rünnanud Neitsi Maarjat siin ja lükanud teda troonilt minema. Kuigi, miks ei oleks võinud sellist asja juhtuda? Where have you been? I'm allowed. I just speak out loud.
Attendez-moi les filles. Mais quelqu'un on a rendez-vous à quelle heure? 6h15. Oleme kusagil Karu perses, mingi kanjon, mis enam ei olegi nii väga kanjon, kui ta alguses oli, aga alguses ei pääsenud sinna ligi. Ma võtan kibedaid pisaraid praegu selle tõttu, sest et see oli kitsas, mõni meeter lai ainult ja tohutult sügav, aga sinna ei olnud kuidagi võimalik alla laskuda. Ma ei oska öelda, kui sügav, noh, paarkümmend meetrit ja laiust kõige rohkem 5 meetrit. Aga siin on selle kanjoni ots juba, mis on hirmsasti rägu täis kasvanud. Mitte kasvanud, vaid murdunud, vabandust. Praegu ei tea veel. See on väga huvitav asjad. Kõigest, mis on olemas. Head isu. Head isu. Mis sul seal taldrikus on? Ma ei tea, mingi imelik asi. Kohe hakkame proovima. Ma ei saa seda filmida selle pärast. See on muidugi istudes ei saa. Taldrik jääb ette tõstva. Mida ma tõstan? Karafin eest on.
Teeme kahvli sisse. Mingi suurepärane vormiroog. No ma kujutan ette, et pärast on ilgelt vaeva nende kausside pesemise. Pole hullu. Santa Maria sopra Minerva, üüratu hämarus, siniste võlvide õhtune taevas, ootamas öökulli tiivalöökide vihinat. Tarkus on usu all, lootus mõlema kohal. Õhtu taevana tähine aeg kulub nunna sammude sahinal. Mehe südame all ajab end kikki linnunoka sarnase ninaga, marmor kahvatu mälestus Jumala Jumalast. Siin on see künkalt valitseti siis kunagi maailma. Siin võis päris uhke olla niimoodi Rooma keisrina ringi kõndida.
nende varemete asemel olid kõik vägevad ehitised veel marmoriga kaunistatud. Mitte need punased seinad, mis praegu paistavad alastikistelt. Tõeliselt vägev koht. Aga tema kunagisest hiilgusest on ikkagi hea fantaasia korral võimalik midagi ainult ette kujutada. Üks õienupu raputus, metsvindi katkev viis, need ongi olemine, sisaliku silmapilk, mis on mind tabanud, ja tuul, mis lehitseb mu luule kaustikut, kui mõistaks lugeda, ja mina jõge vaatamas, kui saaksin aru.
kõnnin siis Caracalla termides, kus kunagi haris oma ihu kogu tsiviliseeritud maailma koorekiht. Praegu on siin ainult väga kõrged ja väga paksud müürid, varemed. Ja raske on ette kujutada, mismoodi see kõik kunagi välja nägi. Mõned pildid on siia pandud välja vaatamiseks, aga see kõik jääb siiski minu jaoks suureks mõistatuseks, kuidas siin olid basseinid, mismoodi siin kümmeldi, kus kohas puhati, kus kohas lobiseti, kus kohas joodi ja osteti kaupa ja nõnda edasi, sest kõik see siin oli olemas. Ja praegu lihtsalt tunneb inimene siin müüride vahel ennast pisikese putukana. Caracalla termide juures muruplatsidel hüppasid rästad, piinijate kroonide all tiirutasid rohelised kriiskavad papagoid. Varemetest hoolisid ainult monotoonselt kraaksuvad varesed, kumeda häälega kollasilmselt pirakad kajakad. Tänaval küsisid naised, vabandage, kas termid täna on suletud? Ah, nad on suletud juba viimased 1500 aastat, aga teie ei märka. Kusagil selja taga on see koht, kus Kaspar von Schmerzburg kohtas noort iseennast. Praegu kahjuks sinna teisele poole mausoleumi ei pääse. Sisse saab sama piletiga, millega Caracalla termidesse, nii et ma käisin seal ära. Seal on väike epitaafide, urnide, sarkofaagide ja muude matusepaikade ka seotud asjade näitus. Aga muidugi Cecilia Metella mausoleum on iseenesest võimas. Nüüd tuleksin natuke istuda ja oodata, mis saab.
Aga nii vahva on ikka kuulata eesti keelt. Mida muidugi pane tähele, et kunstnikud munad. Jah. Kunstniku muna. Okei, hakkame. Jah. Me vaatame siis seda kunstniku muna. Edu teile ja edu meile. Just. Nägemist. Nägemist. Just. Ja nagu sellest tiipi, teeme oma maja ja oma platoon. Dolcetto scherzetto. Peaks minema, Läheks me... Lähme ikka mööda metsarada. mööda metsarada läheb. Ei mitte siit, aga lähme jalgas mööda maanteed. Tulge tagasi tähtede alla, sumedate õhtute porgandpaljad igatsused. Vein, mida joome, on verestki punasem, aga laatsiumi paastu kuu heliseb nagu Põhjala suvi. Ainult kuldnokad traatidel sihivad nokaga Läänemere randade poole. Päevavalatud lapikud pilveklimbid viimaks uppuvad loojangu sinakas leemes, paigas, kuhu kunagi kerkis Faliski ohvrilõkete suits. Hakkis ametiste tiibade sahin kustutab hetkega miljoni õhtu kuma, hoolimata sellest, et tänasega lisandus neile veel üks. Tõeliselt ilus piknikupaik siin Treia jõe kaldal. Paistab, et see looduspark on kunagi paremaid päevi näinud, siia isegi sellised pingid ja lauad pandud. Mitte alati ei ole olnud need teed nii umbes kui praegu. Ilus esmaspäevane hommik, eile oli äike, pilves taevas ja nõnda edasi. Praegu on ilus, soe, pilvitu, isegi liiga pilvitu minu jaoks. Kogu see värk siin. Mõnus jalutuskäik koos pildistamise, kirjutamise ja veiniga. Et valge õievaht
mult röövis hingerahu, siis mööda metsaradu käin ja veini joon. All orus helisemas üksik karjakell, siin ülal sisalikkudel on särasilmad. Neid märtsi enne lõunaid maitsvaid nagu veri apelsini mahl. Ma mälestan ja elan läbi täiel rinnal. Ja jälle on mu selja taga Calcata. See on nii huvitav. Kuigi ma olen nüüd juba üle 3 nädala elanud Matsanos, on Calcata just see koht, kus ma pidevalt käin ja mille ümber ma tiirlen. Ja mida ma olen juba nii palju pildistanud, nii alt ülevalt, no ülevalt vast mitte päris pea kohalt, aga no küngaste otsast, igalt poolt. Ma arvan, et neid pilte on juba sadu. Ükskõik kus kohast ma vaatan, siit mäe otsast või mõne teise künka otsast või alt orust. Ikka on ta võluv, ikka on ta huvitav. Ma olin Calcatas just nüüd 5 sajandi eest. Ei saanudki akendest valatud solgiga pähe, kui laulsin ja tagusin trummi ja teesklesin mängumeest. Kui hämaras lahkusin, sain oma tunnistähe. See sädeles müüride kohal kui kollakas tõrvikulont ja aitas mul leida teed läbi pimeda oru. Ma läksin ja tuikusin, olin ise üks tont, suul Põhjalast siia eksinud tropp laulujoru. Täpselt 4 nädalat tagasi, reedesel päeval, jõudsin ma esimest korda siia Treia jõe äärde. Ma jõe äärde tegelikult laskusin alles laupäeva hommikul, hommikuse uduga. Kõik tundus väga salapärane, kummaline, vaikne, linnud ei laulnud. Suurem osa puid olid raagus siin, aga nüüd on kevad kõvasti edenenud. Ümberringi käib tõeline linnulaat ja paljud puud, mis ei olnud ja mis ei ole igihaljad ja mis ei olnud kogu aeg lehes, on nüüd lehte läinud ja osa alles lähevad ja mõtlevad selle üle, kas minna või mitte minna. Sest neil paistab ei ole kiiret kuhugi. Aga see aeg siin on olnud väga suurepärane aeg mõtisklemiseks ja kirjutamiseks ja üldse olemiseks ja siinse elu vaatamiseks ja Roomas käimiseks. Ja see kõik on olnud üks suurepärane kuu, mille ma siin olen mööda saatnud. Ja ta on nii kiiresti mööda läinud, et seda on nagu raske uskuda, et see kuu on nüüd möödas ja homme hommikul ma pean koju tagasi sõitma. Siit kõrgelt künkalt tuulte käest ongi
õige jätta hüvasti kogu selle piirkonnaga, Laatsiumiga ja allorus oleva Mazzanoga. Siin ma ronisin kunagi 2 nädalat tagasi esimest korda ja siin ma olen mõned korrad nüüd veel käinud ja see on ilus koht, kuhu tahaks ikka ja ikka tulla. Kahjuks tuul puhub ära mu sõnad vist, aga ei olegi mingeid sõnu vaja enam. Selja taga kusagil, siit ei paista praegu, seal on Calcada, seal on Mazzano ja ümberringi on laineline Laatsium.